öösel siis tuli lund, kell 2 öösel hakkas sadama, enne 2 juba kohati Kagu-Eestis. Olengi tulnud vaatama siis, et kas ma näen jälgi kuskilt üle tee minemas või ei näe. See annab päris palju head informatsioon. Eile öösel käisin ka hunte kuulamas, aga ei kuulnud. Vaikus. On ikka hundid. On siin samas, kus rajakaamera, siin selle raja peal. Enne seda keeravad ära ja tulegi üldse siit läbi. See näitab seda, et isegi kui rajakaamerad väljas on, ma ei tea mitte midagi tegelikult. Nii, leidsingi hundi jäljed. Taha eriti kõvasti rääkida, aga sealt on ta tulnud üle, jah. Ta on tulnud üle jõe. Ta on läinud siit üle tee. Need on täiesti kindlasti on see hundi jälg. Nii, ja see hundi jälg läheb siia metsa. Siit. Hopsti. Super. Ülirahul, et ma leidsin need jäljed. See värske lumi tähendab seda, et on hea võimalus mööda hundi jälgi minna ja vaadata, mis nad teinud on, kus nad on, palju neid on, mida nad söövad. Et siit läheb ühe hundi jälg siit konkreetselt. Lumi on peale sadanud. Midagi ikka näeb. Tihnikust läbi minema nüüd. Hea oleks minna mööda neid jälgi, mis on siis teises suunas, et siis mitte häirida hundi nii-öelda tavapärast liikumist. Siin on järjekordne magamisase või puhkamisase neil sellise suurema kuuse juure kõrval. Nii, tere hommikust! Olen kella 4 üleval. Sõidan ringi, hoidsin hundi jälgi ja olen neid sind leidnud ikka päris palju. Valdavalt jäävad sind ühte kindlasse piirkonda. Ja ei saa aru, kui palju neid siin ikkagi on, et igal pool on need jäljed, et hakkab valgemaks minema kell 8. Eeltöö on tehtud. Põrkasin kokku ka jahimeestega juba, ka nemad on väljas, et lumi tähendab minu jaoks mitut asja on nii positiivsed kui ka negatiivsed. Et üks asi on see, et lumega saab hunte uurida, vaadata, kus nad käivad. Aga samal ajal ma jooksen võidu sellega, et neid ju kütitakse, et samal ajal nad saavad ju surma.
lisaks 3 padrunile on näha siin värsket suitsukoniid. Ma ei hakka siin rääkima sellest, mida ma siin oletan. Väga suure tõenäosusega see nii oli, mida ma oletan. Oi pii, loom tuli. Lähen vaatan, kust hundid tulid. Vaadake seda. Täiesti küla vahel. See on täiesti tavaline. Ja me ei tea seda, et hundid tegelikult kõnnivad meie läheduses kogu aeg. Selles ei ole mitte midagi erilist. Ma näitan teile, kus majad on ja kus on jälg. Jäljed lähevad siit. Juba on täissodus sadanud, et ma pean kiiresti tegema. Aga vaadake seda. Maja on siit võib-olla 200 meetrit, 250 meetrit. Seal on järgmine maja. Ja seal on järgmine. Hundid läksid üle jõe. Pole päris sügav jõgi, aga siiski. Ja ma ei taha ringiga minna, kuigi seal 500 meetri kaugusel on sild. Et aega mitte raisata, ma lähen pallijalu üle. Et midagi teha pole. Tuleb ohvrit tuua. 3 hunti on siin läinud vähemalt. Ja jällegi majad paistavad distantsilt. Ja selles ei ole mitte midagi erilist, sest et siin on sellise kultuurmaastikuga küla. Ja et ühest nii-öelda metsamassiivist või rabamassiivist teise saada, siis hundid tulevad ka nii-öelda külade vahele. Ja kõnnivad siin mööda neid põlluääri ja nende saarekeste kõrvalt, et nad ikkagi üritavad neid väikseid mööda neid väikseid võsaääri minna, et võimalikult märkamatuks jääda, aga sellised pudelikaela kohad, et sellistest kohtadest nad ületavad. Aga ilmselt ei ole see asi selles, et nad inimesi ei kardaks, vaid pigem on asi selles, et see on nagu ainuke variant neil. Sest et oleme üsna paljud alad hõivanud põllumajanduseks ja nii edasi. Et siis hundi nägemine sellistes külavaheteedel ja külavahepõldudel, see ei ole mitte midagi erilist, et neil lihtsalt ei olegi muud varianti. Kellegi maja on seal. Ja siit lähevad hundihäljed. Tundub, et seal majas vist keegi nagu ei ela. Aga tuli põleb. Vasakul pool on üsna tihe maantee. Ja siit maja ja maantee vahelt on läbi tulnud. Täiesti uskumatu. Terve päev ma mõtlesin, et kas ta läheb siit maanteest üle. Ja ta lähebki siit maanteest üle. Nagu kolinal. Ja see annab nagu päris palju muud informatsiooni, lisainformatsiooni, et kus see kari üldse liikuda võib ja mis karid üldse on. Nagu näha, autod voorivad, aga näe, hunt läks üle tee, nagu nii juhti. Nii, lähen mina ka üle tee nüüd. Ja siin on selline pudelikaela koht või nagu võsa on.
miks on selliseid kohti vaja, et just need loomad saaksid varjuda ja kasutada neid sellisteks kohtadeks, kus üle käia. Natuke kraapinud. Täna hommikused või ühised. Et siin on nad ikka väga kõvasti märgistanud, nagu te näete. Hein on lennanud ikka 2 meetri kaugusel või rohkem. Siin on ikka mõnuga tõmmanud. Nii. Pean aru saama, et siin on natuke püherdatud siin maas. Aga see jooksuaeg pole ka väga kaugel juba. Märgistamine käib hooga. Nii, aga ma pean leidma selle koha, kus nad tulid ja kuhu nad läksid. Et see on päris keeruline. Pusin siin edasi. Rongad kraksuvad ja suurt kotkast nägin lendamas. Pole ime, siin on ikka toimunud jõuludel huntide jõuluõhtu, jõulusööming. Siin on kitsenahk. Ja siin on ikka tallatud nii, et vähe ei ole. Kõik on ära tallatud. Vaatame, mis on siin veel. Sellises kohas on juba raske seda jälge uuesti leida. Et see kõik on väga värskelt toimunud täna öösel. Verd on päris palju. See kits on lohistatud siit, sealt niimoodi lohistatud sinna metsa alla, kus oli see maasisu ja nahatuustak ainult alles. Hundid on väga viisakad sööjad, nagu näha, siin on ainult karvatuustid all alles jäänud ja maasisu. See on ka kõik. Maasisu lõhnab päris hästi. Jutumärkides. Sellised hetked, kui mõtled, et sa oled nüüd hundi jälje ära kaotanud, siis jälle uuesti leiad. Nad on väga mõnusad. Et siin ümbrus on ka täna väga ilus. Aga siin vereda kase metsa all on lund küll, aga kui näiteks sinna tihedama kuusiku alla satud, siis need jäljed kaovad ära. Ja siis ma tavaliselt teen suurema ringi kuskil lumesemates kohtades ja vaatan, et kas leian selle jälje taas üles. Ja õnneks leidsin, et viimasel ajal seda lund tuleb ainult niimoodi õhkõrnalt 2-3 senti. Aga vähemalt sedagi on. Ronk pidi, aga hundid on lähedal, et 2 hundi jälge mööda ma praegult lähen.
ja see on hästi huvitav, kuidas, kui ma olin tükk aega seal võsas möllanud ja neid jälgi otsinud ja seal oli hoopis teine tunne, aga nüüd, kui ma olin sellises küllaltki väärikas eas männi ja kuuse metsas olen ja see heli siin on hoopis teistsugune ja lõhnad on siin hoopis teised ja see tunne siin on hoopis teine ja hundil kindlasti hea koht, kus päeval magada. Aga siin on 2 hunti läinud, et leidsin jäljed autotee äärest ja huvitav on see, et augusti lõpus, septembri lõpus ikka jäi nagu neid hunte koos nagu rohkem, nagu terve kari. 7 ja 8 ja nüüd alates novembrist nagu kadunud kõik. Kas üksikud hundid 1-2. Mul tundub, et siin on isegi ühinenud 3. hunt nendega. Kuulete rongad? Miskipärast tunne, et ega hundid kaugel ei ole. Siin on selline huvitav maastik, mida ma läbi pean nüüd näitan. Ilmselt on hundid siin öösel käinud. Sellele jääle on uuesti jää peale tulnud, mis nemad on lõhkunud. See on kuidagi minema. Aga jutt jäi pooleli, et see hundid jah, et novembris nagu ära kadunud, et ainult üksikud on jäänud kaamerasse ja siin, kui jälgi olen ka jäänud, siis 1 või 2 või 3 vahepeal oled koos, vahepeal neile lähevad lahku. Aga see on ja imelik, et nagu karja ei ole jäänud peale tükk aega. See huntide ärakadumine on väga huvitav. Nagu see samune minu jälgitav hundikari, et seal üks nende kodupiirkonnas üks ema hunt sai surma kuidagi müstilisel põhjusel. See huntide ärakadumine on üks müstiline teema. Ei oska kommenteerida. Küll aga võin oletada. Tundub, et jõuan ühe tee äärde. Nii, jäljed kadusid ütleks ära. Sealt läheb. Nii, aga nüüd ma jõuangi ühe tee äärde. Ja hundid on siit üle tee läinud. Et ma aimasin siit, kust nad lähevad, aga ma seda kohta, seda lõiku veel ei olnud endale kindlaks teinud. Nüüd täna siis sain selle lõigu ka endale kindlaks teha, jah. Noh, nagu näha, siis on jahimehed juba ka selle jälje kindlaks teinud ja ega see niimoodi ongi, et ma võin ka samamoodi teha. Et siin on hunt on siin pissinud natukene. Siin on jahimehe jäljed.
et ma mõtlesin ka, et ma tulen siit selle lõigu pealt, aga minu jaoks palju huvitavam on see, kui ma näen, kust hunt on tulnud, mis ta teinud on. Et see on palju olulisem ja kasulikum informatsioon kui see, et sa lihtsalt näed jälge kuskil tee ääres metsa minemas. Siis lähed piiratult teise tee äärest ja nii see käib jahimeestele ka. Mis on ka väga tore, aga mulle meeldib. Nii et ma saan teada ka, mis nad siin metsas teinud on. Ja kus on nende käimiskohad. Aga olgu, nüüd ma pean hakkama liikuma. Aga jah, võt selline võikski kõikide huntide elupaik olla. Ma olen ikka valdavalt täna kõndinud sellises ilusas vanas metsas. Vahepeal oli ka sellist hõredat kasemetsa. See on männi kuusemetsa. See on selline segamets. Võt sellistes kohtades käies hunti jälgides. Ma saan aru, miks öeldakse hundi kohta ka võsavillem. Noh, ma arvan, et see ümbrus siin näitab väga hästi, miks on hundi nimeks ka võsavillem. Lisaks kõigele nendele 500 nimele, mis hundil on. Siin on magamisoht, paistab. Ja siit läheb üks jäljerada, ära tallutud. Siit läheb ära tallutud, edasi-tagasi käidud. Ja ei saagi aru täpselt hetkel kuhu poole ta nüüd võis siis minna. Näed, lumi on sisse läinud. Öisid jäljed jäetunud. Ja siit võisast nüüd välja saada. Siis läks. Edasi-tagasi käidi, saa mitte midagi aru. Nii huntidele kui ilvestele meeldib puudetüvede peal käia. Isegi on karujälgi näinud niimoodi puutüvede peal. Ma olen käinud puude peal. Siit on niimoodi mõned. Seal ta vist on isegi istunud. Hundid valisid siis ülekäimiskohaks sealt ühe teise puu. Mina lähen siit, kus rebane läks. Tundub turvalisem minu jaoks. Et huntidel on ilmselt see tasakaalu tunnetus veits parem, kuna nemad on ju 4 käpakil. Mina pean ju oma 2 käpaga hakkama saama. Et siit sellest süvendatud kraavist, mis tuleb Raba järvest, see on päris lai ja siit tuleb nüüd üle saada. Et täna mul läks ikka päris meeletult aega kõigepealt sellele, et aru saada, kust poolt hundid välja tulid või kuhu nad läksid, sest et see eilne või isegi üleeilne öine magamiskoht, seal oli nii palju jälgi ümberringi, rajad sees ja siis ma lõpuks võtsin laiema ringiga, tegin suure ringi, et vaadata, kus kohas siis need jäljed välja lähevad ja lõpuks sain asjale pihta ja tundub, et jäljed viivad rappa ja see on üsna tavaline huntidega, et minu kogemus ütleb seda, et iga kord, kui ma huntide jälgedes käin, lõpuks ma ikkagi rappa jõuan. Jõudsimegi sellisesse rabaeelsesse hõredasse männikusse. Siin on inimese poolt tehtud kuivenduskraave ja siin kõnnin otse. Ops, nii. Hundi väljaheide ja pööre sinna. Tulid otse ja nüüd on neil tahtmine pöörata sinna ja minna selles suunas.
päeva kokkuvõte siis selline, et kell on juba peaaegu 5, väljas on pime. Aga juhtus selline lugu, et nagu enne ütlesin, ma otsisin hommiku alguses ühest põserikust neid jälgi, et kus kohas nad täpselt välja lähevad. Pusisin seal tund aega kindlasti. Lõpuks tegin suurema ringi ja sain aru, kust need jäljed välja lähevad. Kadusid jäljed ära ühel heinamaal, üks selline metsamassiivide vahel raba ääres selline heinamaa. Ja sellepärast, et seal oli mingi matkarada või mitte mingi selline avalik matkarada, aga mingi rada oli. Ja need jäljed kadusid lihtsalt ära, ma tegin seal mitu korda, tiirutasin suuremaid ringe. Ja ma ei leidnud enam neid jälgi. Seal võisid olla need seal, kus inimesed kõndisid, aga need matkalised olid nüüd selle raja seal täiesti kinni tallanud. Lisaks oli neil ka vist koer kaasas. Ja see ei leidnud ühesõnaga ma jälge. Aga samal ajal mul üks sõber kirjutas, et ta leidis ühe märgistuskoha. Et ma küsisin, kus kohas. Siis ta põhimõtteliselt on siin üle raba nii-öelda, põhimõtteliselt siin lähedal. Ja ka 2 hunti on olnud. Ja nüüd ma tulin siis siia nende jälgide otsa, kus nad tulid sinna teise tee otsa. Lähen nüüd nende huntide käidud rada mööda tagasi ja vaatan, kas jõuan siis selle kohani, kus mul siis jäljed ära kadusid. Et see koht, kus mul jäljed ära kadusid, see oli nagu hästi oluline koht just, et kas nad pööravad vasakule või paremale, et see oleks saanud nagu ülihead ja hästi palju head informatsiooni selle kohta, et mis karid alla võib ja kus ta liigub, et just selline ärakeeramiskoht, et sellepärast ma nüüd teengi täna ühe öise hundi jälgede matka. Viin need jäljed kokku või kui vii jäljed kokku, siis see on ka informatsioon. Ja nii ongi. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Hundid ei tunne ei maakonnapiire ega ka riigipiire. Miks nad peaksid? Praegu ületasin just Harjumaa-Rapla piiri. Olen nüüd 10 sammu Raplamaal olnud. Selline rabamännik, selline sookailu rabamännik. On huntidele üks meelispaikasid, näiteks magamiseks. Sellises kohas neil meeldib olla. Olen tihti leidnud siin sellistes kohtades tegevusjälgi. Aga nad eelistavad ikkagi käia raja peal. Näiteks siin ka läheb mingi loomade rada. Nüüd pildi pealt hästi näha, aga siin on tegelikult rada. Et kui nende puumaste ja sookailud peal peaks kõndima, siis oleks väga energiat nõudav ja ka hundid ei eelista seda teha. Ja loomaradade peal on lihtsam kõndida. Lisaks sellele on hundil tähtis, et äkki saab mõne
loomalõhnad näiteks. Et ka kitsed ja põdrad käivad siinsamas mööda neid radu. Universaalsed rajad kõikidele loomadele. Ega see hundijälgede otsimine ka lumega väga kerge pole. Tavaliselt talvel on lühikesed päevad. Kell 4 juba on pime. Ja ma siin olen siis pealambiga. Jäljed kadusid ära. Ega see lumega otsimine veel lihtne pole. Eriti kui seda metsa on. See lund eriti pole, see on nagu väga õhukene. Selline puuderkiht. Tuhksuhkrukiht. Ei ole siin väga kerge seda mõnedes kohtades seda hundijälge leida. Eriti kui on pime. Kui jälgi ei leia, siis lähen ära. Et siit on mingi paar kilomeetrit maanteele. Siis kutsun endale auto järgi ja sõidan sinna alguspunkti tagasi. No nii. Ikka tohutult palju õnne mul täna, et mõtlesin, et lõpetan õhtu ära, aga siis leidsin täiesti suvaliselt hundijäljed, need siin on kraapinud ka, nad on märgistanud siin. Kraapinud niimoodi, et paar meetrit lendanud ja siis nad sinna poole läinud. Tänane oli ikka super oli, et väga hästi läks täna. Sai käidud nii raba peal, võsas, ilusas vanas metsas. Ja ühes kohas seal metsa alla ma mõtlesin, et ma nüüd olen kaotanud need jäljed. Ja hakkasin koju minema võib-olla ära minema, sest pime on ja päris raske on neid siin pimedas otsida, kui päev otsa olen kõndis, on märg ka ja külm. Ja ei tea kaua see lampki kestab, see patarei, et parem on ära kohe minna. Hakkasingi minema, kaardi pealt vaatasin, et pean ikka mingi läbi mingi metsa minema, et otsin mingi sihi ja kaardi pealt nagu ei näidanud midagi. Siis nagu täiesti juhuslikult sattusin ühe tee peale. Ja see tee viib täpselt ühe suure tee peal, kus ma saan endal auto järgi kutsuda. Kui see oli nagu kirss tordil tänase päeval, et väga lihtsalt läks tänase metsast välja saamine. Ja tagatipuks ma selle tee peale, kui ma välja tulin, leidsin uuesti hundijäljed. Leidsin uuesti üles nagu super. Mul on homme alustada siit väga hea. Ja kuskilt otsima minema, et lihtsalt tulen siia ja alustan siit ja vaatan, kus nad lähevad. Täna on väga raske päev olnud. Jälgide leidmine on väga raskendatud. Puude pealt tuleb seda lund ja metsa alla siis see jälg jääb sinna selle lume alla ja siis see kaob seal aeg-ajalt ära ja ma olen nagu mingi vähemalt 3 korda täna kaotanud juba lootust, et ma enam ei leia. Ja kuidagi ikka olen jälle selle hundijälje peale sattunud, et ja nüüd siis täna üle mitme päeva tegelikult ma leidsin siis hundi murdmisi. Siin on näha, et siin on põde ära söödud. Nabaluu, jalaosa siin, selgrood. Siin on veel mingid jalgu. Jalad siin. Siin on kolju. On vist pull olnud, sarved on ära tulnud. Äge.
Vot siis nii söövad hundid ilusti metsloomi, põtramaid siis. Põtrade arvukus aga viimasel ajal Eestis langeb, kuna küttimissurve on väga suur. Aga kui huntidel ei ole põtru süüa, siis tullakse võtma seda, mida saab. Näiteks lambeid. Siin on üks istunud. Pikutanud. Hunt siis. Ja siin keegi veel. Pikutanud. Pikutamiskohti on veel. Sellistes kohtades on juba raske leida väljapääsu. Selles mõttes väljapääsu, et leida seda kohta, kus nad edasi läksid. Siin on nagu hästi palju jälgi. Kõik on jälgi täis, igale poole, igas suunas. Tuleb teha lihtsalt ring, suurem ring peale. Ja siis vaadata. Aga see on siis hundi söömalood. See maastik, kus need hundid vähemalt liiguvad, on ikka väga ilus. Et valdavalt ikkagi loodusmaastik. Ma olen ma ei mäletagi 3 või 4 päeva juba kõndinud ja iga päev kuskil seal 6-10 kilomeetrit ja need hundid küll on nagu valdavalt loodusmaastikul, et raba ümber ja vanemad metsad ja mõnest talitee peal, kus on kõndinud ka inimesed ja oma koertega, siis seal ma olen märganud, et just nende teede peal hundid nagu kipuvad märgistama, kraabivad ja pissivad. Et siin nagu metsa sees ma nagu ei pane tähelegi, et nad siin väga märgistaksid. Vähemalt siin ma ei ole nüüd 3-4 päeva jooksul näinud, pigem teede peal. Väiksed metsateed, taliteed või mingid väiksed kruusateed. Et seal märgistavad. Ja seal tavaliselt on ka mingid koerad oma märki jätnud, et võib-olla sellepärast siis arvavad, et nad peavad seal rohkem märgistama, ei tea. Või siis need teed on rohkem nagu selliseks territooriumite piirdeks võib-olla, või pruugi olla, võivad olla. Parajad maratonijooksjad. Need hundid küll. Minu jalad saavad ikka mõnusalt vatti. Kõik on muidugi tervisele väga hea. Et see nagu eluski. Ei ole mõtet kohe kõik energiat spordiga mängu panna, et kõnnid, vaatled, teed oma ringe ja mõni põder jääb tee peal, siis saab see ära söödud ja siis saab puhatud ja siis kui on veel keegi kaasa, saab selle kõrval soojas koos magada. Üsna sarnane ju meie eluga on see hundi elu. Räht toksib seal. Mida ma tunnen, kui ma nende hundi jälgedes käin, nende rajade peal. Näiteks täna, kui
mitu päris sellist lootusetut olukorda, et enam ei leia seda jälge, ei leia. Ja sa eksled seal metsas. Ja sul ei ole jälge ja siis on seal raske kõndida. Sa oled väsinud jalad juba mitme peaaegu nädala ajast kõndimisest väsinud ja siis ma ei ole eriti selline puhkaja ka, et ma tahan kogu aeg edasi minna. Aga mingi hetk lihtsalt ei jõua ja see on kuidagi nagu vaimselt kuidagi seotud pigem mitte nagu füüsilisel olukorraga. Näiteks kui mul praegu on rada ees, jäljed ees ja mul on nagu eesmärk, mul on nagu siht, siis see väsimus ei tundu mul nii raske. On siht silme ees, eesmärk olemas, siis on elus palju lihtsam edasi minna. Lihtsalt ekselda sihitult. See muutub elu palju raskemaks. Jaanuar. Tänase päeva seisuga siis on selles Järvamaa ohjamisalas kõik load realiseeritud, 20 hunti on kütitud. Kuna siin ilmaolud olid juba mitu nädalat väga ideaalsed, siis said need hundi load väga kiiresti otsa, sest et lumega on väga lihtne hundijahti teha, hunti piirata, väga lihtne ja nii on. Ühesõnaga siin piirkonnas mul ei ole hetkel teada, kui palju siin hunte järginud jäi. Aga tean seda, et nädalavahetusel kütiti paar. Mis piirkonna paar see täpselt oli, jälle keegi ei tea, aga peaks teadma, kui nagu küttimisload on antud, siis need peaks olema antud teadmiste alusel, mitte oletuste alusel. Siin ei pruugi järgmisel ja nüüd tuleval suvel pesakonda tekkida. Siinsamas selle ala peal on teada ka aasta
aastaid, kus on teada, et näed, on paar, aga näed, pesakonda ei ole. No vaat ei ole, mis juhtus, ei tea. Miks ei ole? Paar on, pesakonda pole. Ja üldse nagu, mis jahimehed need on, kui nad teevad jahti, siis vaatavad, et on paar sees ja siis nad teevad neile jahti. See on nagu, see on tegelikult looduse seisukohast, hundi seisukohast ikka no jõhker. See on nii hoolimatu, et see ei ole enam hundi küttimine mingi kahjustuste vältimiseks, vaid see on ikkagi puhas genotsiid, see on ikkagi puhas hundi hävitamine ja teades, et siin on, mul on nagu teada siin infot, et siin piirkonnas nagu on 8 hundist järel 2 paar, vaatamata sellele jätkus see intensiivne jaht siin. Load olid ju antud ja miks mitte. Et see on ikkagi territooriumi puhastamine huntidest sellisest territooriumist, kus hundid peaksid elama. Et just siin, sellise ala peal peaksidki hundid elama. Aga miks te teete siin sellist intensiivset jahti? Siin ei ole lambaid. Skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Jälle üks selline näide, et hunt on sama mugav nagu inimenegi. Tahab tema käia ka siin mugavalt mööda kraavi. Mitte sellist pehmet raba pinnast. Energiasääst siin sellisel peaaegu jäätunud pinnasel. Nii-öelda rabakraavi pinnasel on palju parem, aga see peab ütlema, et see jää, kuigi on ikka juba nädal olnud külmetanud miinust isegi üle 10, siin peaaegu 20. Ei ole ta väga kõva ja näed, kragiseb. Ja huvitav on see, et näed, hunt teab, millal tuleb ära keerata, sest siin ma tunnen, et ta mind enam see jää nagu ei taha kannatada. Ja on ära mindud siit, näed, näiteks kui ma läheksid edasi. No, hakkan riskima või keda siga ammuga kragiseb ja tõenäoliselt, kui siin edasi läheksin, siis kukuksin sisse. Et lähen ka siis nii nagu hundid tagasi pehme rabapinnasu peale. Oi näed, siin on teder vist. Jah, teder on siin lumevarjus olnud. Ja siin on hunt jätnud kollase märgi ja läinud siit loomarada pidi edasi. Nagu näha, siis huntidel meeldib laugaste peal hullata. See on ikka rohkem kui üks jälg. Tundub, et siin on nagu magatud.
see hundikäpa jälg varieerub sõltuvalt pinnasest. Ikka juhtub, et astub märjamasse kohta. Praegu selle paksu lumega ei saa üldse aru, kuhu astuda. Kas seal on märg? Ei ole. Õnneks ei ole väga külm. Suht okei, kraad on. Edasi. Fantastiline talvilm. Krõbe -10. Üle selle päike paistab. Lund tibutab. Et tegelikult ma ei ole juba päris pikalt hundi jälgi mööda kõndinud. Ma olen küll leidnud neid siit ja sealt, selliseid häguseid jälgi. Ja milles ongi probleem on see, et iga hommik sajab sellist õrna kihti lund peale. Ja see teeb suht võimatuks öiseid jälgi uurida. Ja loodan, et varsti tuleb selline paus sellisest lumest. Ja siis on ka hundi jälgi rohkem näha. Aga teine asi, lihtne asi on ka see, et tegelikult hooaja alguses, sügise poole ja talve alguse poole oli hunte palju rohkem ja tänase seisuga 122 hunti rohkem. Et siin kandis tehti suhteliselt puhas vuuk. Ja selle tõttu ka jääb jälgi ju vähemaks, et hundi territoorium on nii suur, et see on 30 × 30 kilomeetrit. Alati, kui hundi jälgides käid ja rongad teevad häält, siis on lootus, et hundid on lähedal. Oi, see on nii kõhe. Ma ei tea, kas see raav ikka kannatab. Aeg-ajalt käivad kõrksud. Aga 2 hunti on siin käinud. Kui ma räätsedega käin,
võib-olla siis see raskus jaotub ühtlasemalt. Natuke kõhe on küll. Siin on hundid jälle taas kohtunud ja hakanud minema sama jälge pidi. Hundid läksid koju ära, aitab külmemast ja koduootuse. Ühtegi jälgi ei ole, ainult hundi jäljed. Hundi kodu. Ja see on tore, et meie metsades on veel hunte. Siit läheb 2 hundi jälg. Meie metsades on hunte ja seda loodust. Ja see loodus ja need loomad siin võiksid säilida, et nad siin kestaksid. Et see rada on siin see vesine rada, kus me tegime esimese hundimatka sügisel. See oli väga vesine. Aga vot nüüd on selline. Ja näed, hundid on siin ilusti kõndinud. Eile öösel. Ja räätsedega on mugav. Ostsin mingid kõige odavamad. Ja mis peale 3. kasutamist küll läksid katki. Pole hullu. Panin nööriga. Selline sõitlus siis täna. Hunt on tulnud täiesti otse mööda kraavi. Mitte mööda kraavi. Kraavist. Tema on kõndinud kraavis, mina kõndin mööda kraavi kallast. Umbes 2 kilomeetrit niimoodi mööda kraavi. Siin on Pirdi algus. Raba on siin samas. Kus paar aastat tagasi tehti siia kuivendus. Mujal maailmas, kus kaitstakse märgalasid, tegeletakse märgalade taastamisega. Meie siin Eestis oleme nii rikkad, et lubame endale märgalade kuivendamist. Et enne ei saanud arugi, kust kohast see Piriteegi alguse sai. Nüüd on päris lihtsalt aru saada. Aga siin kandis on tehtud siis jah meeletult kaevetöid. Neid kuivenduskraave on siin igal pool ümber ringi selle laukesoo, mille jaoks eks mets kasvab paremini. Leidsin tee pealt lohistamise jäljed. Näe, keda ma leidsin siit. Seal on mingi 100 meetrit lohistatud seda kitse siia. Ma olen nagu mõelnud, et mis mul nagu viga on, et miks mulle need hundid nii väga meeldivad. Mult on küsitud ka, et umbes et mis sa saad sellest või miks sulle meeldivad hundid, miks sa tegeled nende kaitsmisega, et mis see mõte on. See on nagu hea küsimus, see küsimus kummutab mind ennast ka. Miks osadel inimestel on sümpaatia näiteks koerte vastu, teistel inimestel näiteks hoopis kasside vastu. Mõnel mõlematel. Ei oska öelda seda. Ja siis nii on. Et samasti võiks ju selle ajaga midagi muud teha. Aga need hetked, need mõned paarid päevad, kus on nagu ideaalsed võimalused huntide jälgida. Need jäävad terveks aastaks meelde.
ja ma ei suudaks mingi hinna eest ka puhkepäeval kodus olla teades, et hundid metsas. Kui ikkagi hundi jälgides ja hunte tahad tundma õppida, siis oled ikka pidevas liikumises. Ja nüüd ongi, et pigem nüüd kevadel saabub minul ja huntidel selline periood, kus jäädakse pigem vaikseks, kui on paarilisi, territooriumi neil ka on, siis moodustatakse pesakond ja siis ollakse paiksed. Ehk siis kevadel, ehk siis sügisel, suve lõpupoole on eesmärk teada saada, palju on hundi pesakondi, kas on siin oma kandis. Selle eesmärgi ma nagu saavutasin, sain teada, et oli pesakond. Siin mul tuleb jälle takistus üle jõe peab minema. Väga suur jõgi ei ole, aga ei ole ka väga väike kraav. Nii. Aga siit nad üle lähevad. Ei, seal on mingi maadlungene kuusk. Siis lähen selle pealt üle. Ja see eesmärk sai täidetud. Talve jooksul oli eesmärk siis näha, kui palju neid siis hunte on, jälgide järgi. Toimus ikkagi drastiline langus jahi ajal. Nüüdseks on ikkagi ainult siin paar hunti järgi. Ja täna ongi see eesmärk selgeks saada, kas siin võib tekkida pesakonda. Selleks annavad märku teatud asjaolud. Näiteks see, kui on hundid, et on hundipaar ja see märgistamine emahundil on teistsugune sellel ajal indleva emahundi. Koeraomanikud kindlasti teavad, mis see tähendab. Ja selliseid märke ma otsingi siiamaani pole leidnud, on veebruari lõpp ja võiks olla, aga ei ole. Kaks hunti siin kaamerasse on jäänud kindlasti, üks üksik ka. Et nüüd ongi eesmärk siis nii palju, kui see kevad ja talve lõpp seda lund annab, selgeks teha, kas siin piirkonnas on lootust pesakonnale. Ja nii ta on, et kui lumi sulab ära, siis ega enam seda jälgides käimist pole ja põhitöö ja info kogumise peab tegema ära siis rajakaamerad. Lisaks sellele, et siis nagu muda pealt või kuskilt kraavikallastelt jälgi otsida ja tegevusjälgi, märke, väljaheiteid, kraapimisi. Aga nagu ma ütlesin, et on saabumas aeg, kus hundid on siis üsna paiksed ja väga vagusad. Et praegult on selline piiripealne aeg veel neid kuulda ja rohkem näha.